Kui rahul ma olen oma ettevõtte Computer Games Team & Sons arvutimängude loomise töötubadega. Ma olen väga rahul ja see on üle minu ootuste. Ma olen seda teinud nüüd 7 kuud. Professionaalselt selles mõttes, et päris ettevõte on saanud päris raha selle eest, et ma teen neid arvutimängude loomise töötubasid. Ja kuidas see algas, see oli, no ma hoidsin silma peal nagu nendel odavate kasutatud arvutite pakkumisel. No Bitboard Tartumaal või Jõgevamaal või kuskil seal toimetab, ma ise olen Tallinnas. Ja nemad siis müüvad neid mingi mega odavaid, mingi päris häid arvuteid. No mingi 100 € ja vähem tükke laptopid. Ja võtsin silma peal ja järsku sain ühe kliendi sinna töötubadesse. Et tere, et me oleme see kool on ja me oleme huvitatud sellest, et järgmine sügise töötuba hakkaks enne meie juures huviring. Ja läks tellisin netist, internetist paari klikiga ära 6 arvutit. Sülearvutit. Ja siis tuli teine klient ka, et me oleme ka huvitatud ja üle oodust selles suhtes. Mina lootsin, et sinna tuleb 4 õpilast ja alguses seal oli 16 õpilast. Praegu on 9 õpilast pärast 7 kuud. Et 16 pealt on kukkunud 9 peale ja mina lootsin, et 4 on. Et selles mõttes ka arvu poolest on üle mõistuse edukas olnud. Et ma alguses olin natuke liiga närvis selle pärast. Et jaovad enda mingi päris raha selle all, mingi 1000 € vist kokku. Et no kui ma teen midagi valesti, et kas ma kaotan selle raha, tegelikult ei ole midagi nii hull ja eks ta valus oleks on ja raha kaotada, aga nii kindlasti ei läinud ja siin kohe aprillis peaks jõudma ilusti 3000 pluss ja see 1000 ainult on alla pandud raha, et ta tahetakse ootamatult palju ja tahetakse seda. Ta on tohutult suur ja uus maailm selles. Et täiesti uued need horisondid avanevad ja need. No mina proovin seda töötuba teha võimagi paremaks ja vastavalt õpilasse. See on ettevõtluskoolis ka ütles, et mine alati vastavalt kliendile, et mida klient küsib, siis proovi nagu seda kuidagi pakkuda. Mitte, et sa hakkad raiuma mingit enda joont seal on, et nüüd developivad kõik on JavaScriptis, et nad seda nagu pigem mitte teha ja pigem nagu vaadata, mida nad küsivad, kuidas nad soovivad. Ja see lapse täiskasvanu suhtlus on ju ka tohutult oluline, kuidas see laps seda programmeerimist hoomab või õpib läbi suhtluse peamiselt, eriti kui need on väga väiksed lapsed, siis nad ju õpivad seda programmeerimist läbi kõne, et vastavalt sellele, mida see õpetaja seal klassis räägib, vastavalt sellele ta ju hoomab seda programmeerimist. Et mul on kogu aeg siuke tunne, nagu mul oleks mingi tohutu süsteem või mingi tohutult hea nagu mingi arvutimasin kuskil kodus ja tegelikult mul on nagu 10 väikest. Mul on 10 laptop ja see süsteem koosneb sellest nagu, et ta varieerub. Ühes koolis võtan spordi väikse seljakotti, võtan 2 arvutit kaasa, ühe endale, ühe õpilastele, seal teistel on endal peab olema neil selle arvuti. Aga teises on, et lähen 10-ga selle suure vana inimese käruga, lähen kohale 10 läpakad sees ja panen 10 klassi laudade peale ja tuleb praegu oli 7 kohal, selle nüüd juba 5 ja nüüd jääb vist 5 peale aprillisse. Aga nad saavad valida, siis milliste arvutite taha nad istuvad ja sügisest ma arvan tuleb jälle 10 sinna, et sügisel on, ma arvan, esimene kuu on tohutu huvi, ma arvan, kui saab jutu peale, et jälle sügisest see. Mina võin põhimõtteliselt nagu pensionile minna, et see nagu ületanud ennast see töötuba, et see endal on tekkinud ka, tänu nendele lastele on tekkinud tohutut huvi ja elurõõm tagasi, et teha neid nagu fun on nagu see arvutitega häkkimine ja probleeme saab mitu moodi lahendada alati. Ühte keelt ei oska, programmeerimiskeelt siis teed teises keeles ja sellised igasugused workaround on hästi hea asi, et
vastavalt võimalustele ja siis ma ka harin ennast. Mul sellega on see, et pilti väga näidata ei saa, kuna seal on päris inimesed ja päris koolides ja seal ei ole nagu sotsiaalselt ei ole viisakas ega professionaalne enne neid seda nagu oma mingites reklaamis kasutada, et selles suhtes ta on nagu päris töö ja päris inimestega, mis on ka siuke sotsiaalne vaheldus. Ja mina olen super rahul, kes ei ole rahul, on muidugi piirkonnas elavad täiskasvanud, kes siis ei saa tähelepanu ja selles mõttes saavad tähelepanu mingid lapsed nagu teistes omavalitsustes. Et üks on Tallinnast väljas, Harku vallas ja teine on see, ei ole ka samas linnaosas, vaid on paar linnaosa edasi, see lennujaama lähedal. Et nad on nagu teadmas on hea vahelus ja need ei ole ka sarnased päris, et üks on ingliskeelne, teine on eestikeelne. Ja lapsed on toodud vaimustuses ja see nagu toidab seda ka, et mõnikord oli ükskord oli, et peaks asjad vaikselt kokku panema, et mingi 4 õpilast veel tiksub ja siis tuli 2 last ja küsis, et kuule, näita, kuidas see programmeerimine käib. Ja ma olen, vau, et läheb jälle käima kõik on ja et ei pane siin midagi kokku asju. Et see laste see vaimustus hoiab seda elus on hoidnud ja varsti teagi võib-olla see ettepanek proovida sügisest jälle, et nüüd sellega kiiret ei ole, aga mingi aprillis-mais tavaliselt peaks rääkima sellest järgmise aasta sellest nüüd re on ja uuesti ja nüüd on kogemus ka on aasta aega varsti ja õppeaasta, et haridus on populaarne kahtlemata ja haridus läheb korda inimestele. Ja seal on muidugi see fun osa ka, et töötuba, sina on ja kui sealt see juhatus, sa saad keerata seda nuppu on ja kui fun see on või kui haridus see on ja ta kuskil seal vahel on ja alati kulgeb. Et see huviharidus, selles mõttes võibki öelda ju, et ta on selle hariduse ja fun'i vahel kuskilt jookseb, et ta ei ole päris meelelaudselt, ta ei ole päris internetikohvikus, igaüks lihtsalt teeb kõike, mis soovib, aga ta ei ole ka nagu päris haridus selles mõttes. Ja selles mõttes, et enne siis ette määratud enne mingi ülesanded, seda ei ole tegelikult, et ta jah töötab, et nad on läinud 2 haridusuksest sisse, selles mõttes ikkagi. Miks ma teen seda relaxed ja gaming nagu atmosfääri chill, nagu on ka need lapsed nii närvis lihtsalt mõnikord. Nad on nagu mures, et need ei toetata, et need ei ole, et keegi ei suhtle nendega, nende keeles ei ole nendeks olemas. Ja et seda pinget nagu rahustada, siis seal on pigem nagu see chill, relaxed, sõbralik atmosfäär on, et seal ei ole see õpetaja, kes nagu käsib neid distsiplineeritult enne mingit kõude seal kirjutada. Et pigem jah, siuke olete väga teretulnud sõbraliku sotsiaalse ringkonda, mingi seeke suhtumine, nagu ma olen proovinud teda noortekeskustele võib-olla rohkem pakkuda koolide tahtnud ja ta ongi nagu seal noorsootöö all selles Eesti osas ja teine on siis erakool, kus ta on ingliskeelses erakoolis. Et mulle jah sobib, mina valdan mõlema, nii seda haridust kui gamingut, et mul ei oleks probleem panna mingi internetcafé nende laste jaoks sinna selleks hetkeks ja samas mõni tahab aina seda haridust, et mul ei oleks probleem ka, et on ainult haridus, et on olnud ka ainult haridus sügise alguses, et kus kõik siis tahtsid ainult õppida seda ja mitte mängida isegi. Et kus see piir nagu jookseb, eks see on isikliku mingi riski tunnetamise küsimus. Aga kui see risk on nagu sealt ära, et see ei ole mures, et sa kaotaksid oma selle 400 €, mis sa sinna sisse panid.
siis see, sa proovid ikkagi tulla nagu mine kliendile vastu, et ja siis nende loovus nagu see avaneb ka, et need hakkavadki nagu tegelema selles sõbralikus rahulikus õhkkonnas siis looma vastavalt oma oskustele neid arvutimänge ja seda võrku ja näed, et väiksed lapsed ju sageli lihtsalt ka kopeerivad seda, mis teised teavad, et sellistega võib-olla tegeleme päris palju, kes on nagu esimest korda näevad arvutit või midagi sellist. Neid on väga-väga palju, et vähesed, kes on sealt nagu edasi ja